Aga tere tulemast meie tänasesse kogemuskohvikusse ja teemaks on meil siis noorsootöö, huviharidustöö ja kõik muu, mis siis seotub sellise mitteformaalse õppimise ja haridusega. Ja vaatan, on meil siin siis seltskond spetsialiste kohal ja kes on siis esimest korda, et siis teadmiseks, et ma annan teile sõna vastavalt teemadele ja need, kes siis ei saa jooksvalt sõna, et nemad on siis väga oodatud kirjutama oma arvamuse vestlusesse, et kes võib-olla Zoomiga väga tuttav ei ole, vaadake, teil on all chat, et siis sinna chati julgelt kirjutage oma arvamus ja kui me teeme sellest siis videosalvestuse, et siis ta ilusasti lähevad need arvamused meie video peale kokku. Nüüd ma ei tea, kas me hakkamegi nüüd ükshaaval meie suurepäraseid spetsialiste Kaisat, Kristelit, Iloena, Evelini, Jane Millerit tutvustama või pigem ma arvan, et siis tutvustame, kui me teid esimesena nii-öelda mikrofoni juurde kutsume. Et kes nüüd ei ole nii-öelda need vabatahtlikud kogemuse jagajad, see ei tähenda, et teie sõna võtta ei saaks, et kirjutage siis oma arvamus julgelt vestlusesse või kui on tunne, et ma kohe praegu pean ka vahele ütlema oma arvamuse, et siis lihtsalt öelge vahele või tõstke käsi, et kõik siis on vastavalt näha. Nii, ja kas te nägite, et siis esimene chati tuluke läks käima, et Anastasia tegi meil siis selle jutu otsa lahti, et samal ajal, kui me siis räägime, saate te jooksvalt siis jälgida, et mis toimub vestluses, eeldusel, et te sinna ise kirjutate. Aga alustame siis teemaga otsast pihta ja hakkan siis slaide jagama, et slaidid on meil siis sellisteks vestluse pidepunktideks. Nagu näete, on meil siis tegemist veebipõhise kontaktõppe ABC-ga 9 osa, et eelmisi osasid saate te siis vaadata EduLabs / Zoom lingilt videosalvestuste ja nõuannetega ja kõik see, mis me siis täna räägime, ei ole esiteks siis mitte lihtsalt soovitused, vaid soovitused, mis tulenevad inimeste kogemusest, mida nad on siis 2-3 kuu jooksul nüüd huvihariduses või noorsootöös tegeledes kogenud. Ja teiseks, need kogemused ei ole siis mitte üldised kogemused sellest valdkonnast, vaid kõik, mis on seotud sellega, et me niivõrd ootamatult pidime minema üle sellisesse veebipõhisesse keskkonda, ilma et see oleks siis olnud meie valik. Ja lähme siis esimese peateema juurde, et kontakti loomine ja hoidmine. Et Jane, et tegelikult enne kui me sügavamale läheksime, et küsin sinu käest, et miks see kontakti loomine ja hoidmine on meil siin nii-öelda tulipunktina välja toodud, et tavahariduses on see ju väga lihtne, et laps peab lihtsalt tulema kooli ja keegi ei küsi, et kas ma nüüd tahan tulla, vaid et tal on see kohustus, aga mis siis on nüüd huviharidusega vahet? No, ma usun seda, et tere kõigepealt, et ma usun seda, et lapsed, kes on valinud teatud huviala, siis nad juba seal ka kohtuvad sellise sarnaste huvidega seltskonnaga ja sellest tekib nende nagu sõpruskond ja nende kogukond, et see oluline osa on ka seal sinna maetud, et lapsed otsivad nagu väga ju endale uusi sõpru ja see on nende olenemata nagu vanusest üks väga olulisemaid osasid. Ja huvihariduse üks rollidest kindlasti ongi sellise nagu koolivälise suhtlusvõimaluse tekitamine, lisaks siis sellele, et on võimalik konkreetset huviala õppida. Ja huvihariduses toimub ju lisaks õppetööle väga palju erinevaid sündmusi, mille korraldajaks võivad ka ise olla siis seal huvikoolis õppivad noored. Ja kogu see pool selle eriolukorraga seoses jäi siis kaugemaks ja seda enam oli vaja lisaks sellele õppetööle siduda sellist nagu
tavapäraselt toimunud nagu suhtlust. Et lisaks siis õppetundidele andsid ka õpetajad võimaluse nagu rääkida, et kuidas on läinud ja mis põnevat keegi kodus veel lisaks õppimisele teeb. Et see on nagu selline inimlik vajadus. Aitäh, Ilona, vabandust, Jane, ja ütle ka, et kus sa tuled? Mina tegutsen igapäevaselt Eesti Tantsuagentuuris, aga laiemalt toimetan huvihariduse valdkonnaga ka sellises huvihariduse esinduskogus huve ja juhin siis tantsuhuvikoole tantsuhuvihariduse liidus, nii et sellised mitmed erinevad rollid. Aga liikusin siis vahepeal järgmisele slaidile, et lähmegi nüüd sellesse teemasse sügavuti sisse, et see kontakti hoidmine, et tuleb välja, et ei ole siis mitte oluline hoida ainult seda suhet lapsega, osalejaga, vaid ka lapse vanemaga, aga samas tuleb siis jälgida, et see lapse vanema kaasamine ei muutuks lapse vanemale liiga koormamaks, et võib-olla muidu ta annab alla, et Kristel Kallau, et tere, et kus te tulete ja mis teie arvate sellest lapsevanema kaasamisest? Tere päevast kõigile, mina tervitan teid siit Pärnust ja kuigi oli pandud minu tiitliks sinna taha, et on Pärnu kunstikoolis, siis minul algas see koroonakriisi periood, kus me kõik olime ootamatult koju suunatud hoopiski põnevalt, et ma samal ajal sain nii-öelda teise ametikoha ja ma olen kogu selle perioodi 2 huvikooli juhtinud. Ja ma olen ka Pärnu kunstide maja direktor. Praegu meil toimub 2 kooli ühinemine, aga selle kriisi ajal oli siiski veel 2 organisatsiooni ja on veel praegugi, nii et ka huvitav kogemus, et seda või mõne teise seminaril jagada. Aga see kontakti hoidmise teema, et minu arust selle kriisi ajal hakatigi rohkem mõtlema ka selle peale, et huvikool ei ole lihtsalt üks koht, kuhu laps läheb ja siis ta sealt tuleb ja siis ta seal vahepeal midagi teeb. Aga kui toimus nagu koduses keskkonnas ja läbi ekraani suhtlemine, õppimine, kaasategemine huvikoolis, siis tihti avastasid järsku lapsevanemad, et nad saavad ka sellest osa. Et tekkis minu arust rohkem sellist kogukondlikku tunnet. Nii et näiteks ma tean, et oli pilliõpetajad, kes ütlesidki, et no näiteks kitarri puhul, et kui laps harjutas, siis tuli näiteks ka isa kõrvalt küsis, kas ma võin ka kaasa teha ja kuidagi said vanemad teadlikumaks sellest, need, kes siis võtsid osa sellest distantsõppest, mida laps üldse õpib ja kuidas õpib. Et ma arvan, et see on selle asja nagu positiivne külge hoida niimoodi kontakti ka kogu selle perega, et kõik saaksid teadlikumaks, kuidas asjad on. Aga tõesti, et oli näiteks kunstivaldkonnas, ma võin öelda, oli just seda külge, kus lapsevanem andis teada, et on nii palju üldhariduskooli asju, et me tõesti enam ei jõua veel teha kunstiülesandeid või osaleda selles kunstitunnis, et palun võtke vähemaks meie selliseid kohustusi, et väga sellised kohusetundlikud inimesed võtsid ka nagu selle hoiaku, et nüüd peab ja nüüd peab kõike tegema, mis saadetakse. Et me oma vanematel püüdsime küll niimoodi öelda, et ärge võtke niimoodi, et kui teil on nagu palju tegemisi üldhariduskoolis, siis mitte huvikooli ei ole kohustus, vaid see on võimalus pigem neile, kes võib-olla saavad oma kooliülesanded asjad ruttu tehtud ja et nad saaksid jätkata oma hobiga, sest minu vaatenurgast ja meie kogemusest võiks pigem öelda, et see huvihariduse pool oli siinkohal nagu selliseks vaimse tervise hoidjaks, et kui järsku pidi kodust kõik hakkama ise õppima ja kui siis oleks ära kadunud see hobiga tegelemise võimalus või kontakt selle oma toreda hobiõpetajaga nii-öelda, et me leiame, et see oleks nagu lapsele olnud ikkagi, võib põhjustada palju traumat, et ei saa oma asjadega tegeleda. Nii et siin tuli seda balanssi jälgida ja suunata ja ka lapsevanemaid lohutada, et mitte midagi ei juhtu, kui te kõik ei tee, mis teile antakse, aga teil on võimalus kõigest osa võtta, et teid ei ole millestki ilma jäetud. Väga hea, aga eks me sellele teemale, et kas on ilma jäetud või midagi asendada, tuleme veel tagasi, aga liigume siis järgmisele teemale ja julgustan siis kõiki eksperte, et kes parasjagu ei räägi, siis seda vestluse võimalust kasutama ja oma kogemus siis sinna jagama. Et nüüd Kaisa Orunurk, et mina küsiks nüüd teie käest, et nüüd kas see suhtlemise toetamine, et kus siis need noored saaksid ka suhelda, et kuivõrd oluline siis see oli, et pakkuda näiteks selliseid suhtlemiskeskkondi ja kas noored on tegelikult valmis sellise hea tavaga nendes keskkondades suhtlema
või ei olnud see nii sujuv teie kogemusel vähemasti? Tere kõigile veel kord, et võib-olla see vahe oli ka selles, et millises keskkonnas siis noortega koos tegutseda, et võib-olla kõige ilmekamalt tuleb see esile näiteks Discord serveris. Meil noortekeskustel esialgu võib-olla läks natukene aega, et aru saada, et millistes keskkondades noortega tegutseda. Kuivõrd siis huvihariduses ja huvitegevuses on nii-öelda kinnised nimekirjad ja kõikide kontaktid on hästi teada, et siis avatud noorsootöös on see natukene teistmoodi. Et siis tuleb need noored natuke teisel moel ja üles leida ja eelkõige siis tegutseda nendes kohtades, mis on noortepärased ja kus noored ise on. Ja kui näiteks meil üks noortekeskus esialgu katsetas eelkõige Facebooki kontol tegutsemist, siis tegelikult nende enda noorte algatusel sai siis liigutud edasi Discord serverisse. Ja Discord serveris tuleb arvestada sellega, et noored on sinust palju-palju targemad. Nemad on seal elanud ja tegutsenud juba palju aega enne sind. Nendel on seal oma käitumist kultuur, omad reeglid. Võib-olla kõigepealt on hea natukene nii-öelda hiilida seal ja vaadata, et kuidas noored seal üleüldse toimetavad, et sa ei pea nende reeglitega kaasa minema, aga sa pead neid aktsepteerima ja selline vastastikune respekt on aluseks see, et saab luua ühised reeglid. Et loomulikult nüüd on Discord serveris omavahel need reeglid päris selgelt välja toodud ja noorte reeglitest on need muidugi natukene karmimad, aga need eelkõige on mõeldud selleks, et just nimelt luua selline turvaline suhtlemiskeskkond noorte endi jaoks. Aitäh. Ja enne kui ma edasi liigun, ma küsin sinu käest, et sina siis õppejõuna vastavas valdkonnas, et kui lihtne on siis seda suhtlevat noort ja siis seda, ma ei saa öelda, et vanemlikku või seda täiskasvanu järelevalvet kokku viia sellises vabas suhtlemiskeskkonnas? Jah, mina olen Janne Teder ja olen siin Tallinna Ülikoolis noorsootööd ja mitteformaalset õpet õpetan. Ja mulle tundub, et siin ongi, et ühest küljest on see keskkondades toimuv ja teisest küljest see toimub ju nendel ka mitmekihiliselt, eriti kui on sellised noored, kellega noorsootöötaja ju püsivalt kohtub juba, et ta ei lähe nagu näiteks Discord serverisse, nagu Kaisa kirjeldas, saab minna tegema niinimetatud avatud ruumi noorsootööd. Natuke see on tänava noorsootöö sarnane, eks sa kohtud uute noortega, kellega sul ei ole varem kogemust olnud ja seal kehtivad omad reeglid, samamoodi nagu veel kord avatud ruumi kaubanduskeskusesse tänavale minnes. Aga kui sa lähed sinna, kus on juba need noored, kellega sa oled varem kontaktis olnud, ükskõik kas füüsiliselt või virtuaalselt, siis sageli seal tulebki, et nende noorte võrgustikud on seal ümber, mitte ainult lapsevanemad. Väga paljud noorsootöötajad hakkasid ju tegelema sellise asjaga, et nad hakkasid abistama lapsi nende koduõppes. See oli nende mitmed on öelnud, et nad said ühest küljest näidata vallale oma kasulikkust, teisest küljest oli noorte vajadus, et need tegelikult oli abi vaja ja need, kellel lapsevanemaid kodus ei toetanud, siis nemad said noorsootöötajatelt abi selliste koduülesannete täitmisel. Et mis ei ole ju tüüpiliselt noorsootöö roll, et aidata neid seal formaalhariduses. Et selles mõttes mulle tundubki, et kõik need head tavad ja mõisted on selline pigem nagu kompleks või omavahel seotud maatriks, kus lapsevanemad ei tule ilmselt mitte sinna Discord serverisse suhtlema nüüd laste ja noorsootöötajatega või noortega, aga lapsevanematega tuleb leida teised teed, kuidas suhelda. Ja vähemalt nii, nagu ma aru sain, on nagu päris mitmeid, kes lapsevanemad just seal Facebookis hea meelega suhtlevad, eks ju, võib-olla on siuke ealisest iseärasusest tulenev, aga oli ka telefoni teel suhtlejaid, et mulle tundub, et nende keskkondade kokkuviimine ja nende suhtlemistavade
nagu sobitamine või kohandumine nagu paljude nende erinevate keskkondadega oli ka üks suur väljakutse, et kuidas sa ühes kohas räägid ühtemoodi ja teises teistmoodi. Ja kindlasti see, et noorsootöötajad muutusid palju kättesaadavamaks või mis on mõnes mõttes natuke nagu haavatav nendele ametialaselt, sest nad jagasid rohkem oma telefoninumbreid või oma kontakte, millega nendega sai ühendust võtta ja ilmselgelt see ei toimunud ainult siis rangelt tööajal, vaid selles mõttes on see nende väljakutse olnud kõigile, eks ju. Aitäh, Lianne. Ja ma siis selle järgmise slaidi suunaksin Ilona, Evelin sulle, et nüüd kas toimus ka siin sellel eraldatuse ajal selliseid nagu videokonverentsi või see, mida meie praegu teeme, et suisa sellelaadset suhtlust või kas see on üldse vajalik, kui näiteks on Discord olemas või Facebooki grupp, et mida selline vahetu videokonverentsi ruumis kokkusaamine sellele tööle annab? Ma tegelikult annaksin selle küsimuse ilmselt tagasi Kaisale, aga ma kommenteeriksin, kuna ma ka tegelikult ütlesin ettevalmistuse käigus, et ma vist olen rohkem siin praegu teoreetik või kogemuste võib-olla analüüsija. Et ma saan rääkida võib-olla rohkem noorsootöötajate vaatest. Ma osalesin mitmel Eesti noorsootöötajate kogu veebikohtumisel ja tegelikult oli inimestel vaja reaalselt kokku saada selleks, et oma kogemusi jagada ja nagu meiegi praegu siin teeme ja üksteiselt õppida, et selles mõttes ilmselt see just noorsootöötajates tekitas ka sellist ühist grupitunnet, natuke võib-olla kindlamat olekut, sest eks sellist ebakindlust valitses päris palju. Et seda, mida nüüd noorsootöötajad tegid noortega, ma küll hea meelega kuulaksin pigem võib-olla Kaisa suust. Aga kuulame, Kaisa, sinu suust. Et mikrofon on vaja tööle panna. Jälle, Kaisa, su mikrofon on vaja. Ja Annika, kas sa saaksid korraks seda küsimuse fookus täpsustada? Ja, küsimuse fookus oli siis see, et kui vajalikud sellises noorsootöös olid või ka on sellised videokonverentsi tüüpi kohtumised, et kui juba on need alternatiivsed suhtluskanalid olemas, et kas need on vaja niimoodi, nagu meie praegu siin üldse ühte ruumi tuua? Et eelkõige siis tööst noortega, eks? Jah, just. Et seda küll me õppisime hästi ruttu, et nii-öelda videosalvestustega kaugele ei jõua. Et üks asi on see, et noorsootöötaja teeb ise endale sellega liiga, et see on hästi mahukas töö, heade ja tehniliselt hästi vormistatud videosalvestuste tegemine. Ja teisest küljest on just nimelt see fookus, mis siin kõlas, et noorega sel juhul on raskem kontakti tekitada. Et sa nii-öelda postitad selle video ära ja siis jääd ootama, et kas midagi nüüd juhtus. Et selles mõttes kõiksugused laivid ja Zoomi põhised vestlusringid või siis näiteks ka Instagramis sellised nii-öelda jah-ei põhimõttel küsimused, tegutsemised, need soodustavad palju rohkem noorega kontakti loomist ja selle kontakti sügavust. Aitäh ja liigume siis vaikselt edasi järgmisele teemale ja siis pealkiri on suhteliselt provotseeriv, et tegevuse taseme tagamine, et kui me nüüd räägime sellest tegevuse taseme tagamisest, et me siis räägime, ma saan aru, sellisest nagu eelkutsest või ütleme siis sellistest tegevustest nagu ka huvikoolides või juba ka tulevastel professionaalidel, et selle tasemega võib ju midagi juhtuda. Et Jane, et annaks kõigepealt võib-olla sõna sulle, et kuivõrd reaalne on siis sellist taset tegelikult tagada või kuidas siis seda ausalt hinnata, et mida ma saan taseme tagamiseks teha ja mida ei saa? Ma pigem nagu võib-olla veel kohe alguses tooksin välja selle, et igal asjal peab olema või on ju oma eesmärk, et kui me räägime ka huvihariduse valdkonnas, siis ka seal võib jagada selle
huviharidusliku valdkonna nii-öelda kolmeks, et kui huvitegevus keskendub eeskätt nii-öelda sellise huvi tekitamisele ja need lapsed ja noored saavad sellist esmast kogemust, siis huvihariduses toimub juba süsteemne astmeline õpe, kus konkreetse õppekava alusel liigutakse siis konkreetsete erioskuste õppimisega järjest edasi. Ja siis see kolmandas tasand on noortele ja lastele, ütleme niimoodi, see oleneb ka huvialast, et kus siis see nii-öelda selline eelprofessionaalne õpe algab, kus siis on juba nagu sellel noorel valitud selline oma südamelähendane huviala ja ta tahab süvendatult sellega edasi liikuda, sellele võib-olla pühenduda rohkem. Et sellest lähtuvalt oli ka see distantsõppes nagu erinev kindlasti. Nii huvihariduses kui ka eelprofessionaalses õppes sai kindlasti oluliseks see, et kui varasemalt sellise kontakttunni raames keskenduti võib-olla rohkem, vähemalt tantsuõppes sellisele tehnilisele poolele, siis distantsõppe kaudu oli seda väga keeruline teha. Et sai korrata juba seda, mis on nagu varasemalt tehniliselt õpitud ja seda nagu nii-öelda edasi arendada, aga uusi tehnilisi oskusi on väga raske distantsi pealt õppida. Ehk siis tuli ümber mõtestada, et mis on nagu siis see. Aitäh. Aga mina siis küsin... Palju tantsuõppes liikus õppe sellisele loomingulistele ülesannetele ja iseseisvale tööle. Nüüd ma küsiks enne edasiliikumist, et Kristel sellise küsimuse, et kui selline olukord tekkis, kas siis ka lapsevanemad näiteks helistasid, ütlesid, et kuidas te kavatsete nüüd üldse siis seda säilitada, et kas ma üldse tahan jätkata? Ja igal juhul ja oligi neid, kes ka loobusid, et tõepoolest, et no näiteks kui on mingi, no ma toon näite instrumendi õppes, kui on ikkagi harfi mängu õppimine ja seda harfi kodus sul ei ole, siis sa mitte mingil moel ei saa ju seda siis jätkata nii-öelda distantsõppes, kui sa ei saa tulla kooli seda harjutama, kus on need pillid olemas. Et siis tõesti vanemad loobusid ka ja mitte, ei loobunud, aga ütleme nii, et me peatasime siis nende õppekeele tõesti mitte mingil moel ja tahtmist soovi jätkata. Aga nii nagu Jane siin juba rääkis, et siis tõesti ka teised valdkonnad siin mõtestasid ümber oma asju, et kui me ei saa nii-öelda pühenduda tehnilisele harjutamisel, et pühendume siis praegu sellisele laiemale, kas silmaringi arendamisele või just nimelt loovusülesannetele. Et me püüdsimegi nagu toetada siin kõiki selles osas, et me ei ole ju tulnud õppima kannelt ainult selleks, et kannelt tehniliselt selleks saada, vaid laiemalt kultuuri ja muusikaga tegeleda või seda jälgida või kuulata. Nii et igal juhul oli see väga heaks kogemuseks nagu nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajatele, et mis siis see ikkagi on, mida me otsime siit huvikoolist, et mida me tahame siit saada, et kas on ainult see tehniline või see on midagi muud ka. Nii et igal juhul mulle nagu väga meeldis tegelikult selles mõttes see olukord, et see andis nagu meile kõigile mõtlemispausi ka, et mis on see huvihariduse ülesanne ja mida ootab siis lapsevanem või laps või noor huvikoolist. Aitäh. Ja siit ongi nüüd hea minna natukene sügavamaks edasi, et tuli välja siis, et kui seda siiski üle viia, et pigem peaksid need ülesanded juba minema väga lapse keskseks, eriti kui tuleb leida siis alternatiivsed tegevused ja samamoodi, et see motiveerimine säiliks, eriti kui me tahame ka võib-olla ka rühmatööst pidid minema individuaalseks üle, et lapsevanemad mitte sundida seda rühma tegema. Et Lianne, et kui kerge on seda sisu hoobilt ümber mõelda, mis sa hindad? Mulle tundub sama, et mida siin täna on juba mitu korda öeldud, et eks see algus oli konarlik ja raske. Et nii palju, kui tõesti juhtus ju sellised, et meie oma kas ülikoolis praktikal käinud noored ja et tehti nagu tegevusi pärast, nagu ei teadnud ka täpselt, mida teha, aga nagu peaks midagi tegema. Aga ja võib-olla see kontakt nagu jäi selles mõttes nagu kesisemaks. Aga kuidas teha ta niimoodi, et oleks noorele motiveeriv
ja võimetekohane, siis siin on ka jälle, meil on noorsootöö korraldamise põhimõtted. Need on sätestatud seaduses ja mul on tunne, et selleni hakati leidma just seesama, et kui need mitteformaalõppe ja läbiviijad ja noorsootöötajad hakkasid ise nagu korra mugavamalt tundma, et nad ei pidanud enam tõesti kompama nende keskkondade vahel või mõtlema, et mis ma teen, kus ma teen, siis nad hakkasid tasakesi mõtlema sellele, kuidas siis teha nii, et see noorsootöö oleks kaasav, et noored ka vabatahtlikult sinna tuleksid, sest meil on ju kõige suurem väljakutse samamoodi, et see on ju vabatahtlik, on ju. Ta tahab, ta ei tule. Ja mis siin näiteks ette ka tulid sellised väiksed komistuskivid, et on ju meil huvihariduse valdkonna, kus on lapsevanemad maksavad ringide eest ja mitte väga vähe, vaid ka niimoodi, et nende perekonna jaoks ikka tuntav, nagu olulise summana. Ja kui nüüd läks üle virtuaalsesse õppesse, et siis tekkisid seal ühes küljest sellised, ma ei tea, kas need on juriidilised või õiguslikud kohad, et kas me peaks lepingut muutma ja teisest küljest need samad ootused, eks ju, et kas lapsevanem nüüd mõtleb, et ta saadab lapse nüüd sinna virtuaalsesse, näiteks robootikaringi või mitte. Et selles mõttes see motivatsioon ei tulene ka ainult, eks ju, noorsootöötaja ja lapse omavahelisest osast. Et see lapsevanem samamoodi peab hindama, kes oma lapsele valikuid teeb. Nii et mulle tundub, et meil see noorsootöö valdkond sai sellega toime, loomulikult suurepäraselt ja hakati tasakesi veel kord jõudma siis tagasi selle põhisisu poole. Et noored ka, et me ütleme küll, et nad on mingid keskkonnad, milles nad on väga kodus, aga nad kipuvad jääma ka ühekülgseks. Mis siin tundus nii, et nad on nagu ühe mugava koha omale leidnud või näiteks video järgi me saame õppida ja siis nad ei näe sealt nagu avaramaid võimalusi enam. Et siis see oli kindlasti üks väljakutse ka noorsootöötajatele, kuidas neid võimalusi rohkem avardada, näiteks nende kaasamiseks kasutada nende jaoks uudseid keskkondasid, et nad ikka tuleksid ja teeksid, eks ju, et mis omakorda võiks toimida motivatsioonina. Nii et jah. Ja tuleks seda vaheldust, eks ole. Nii. Aga ma liigun järgmisele slaidile, et põhimõtteliselt siis selline veebikeskkonda liikumine, et siis seal tuleb midagi muuta selles mõttes, et siis õppija saaks olla aktiivsem ja rohkem teha. Aga ma vahepeal hüppan hoopis Mari-Liis sulle, et sina kui lapsevanem, et enne kui me nüüd uuele teemale läheme, et kuidas selle maksmisega oli, et see raha juba käis natukene läbi. Et ma saan aru, et sul oli ka üks huviring lapsega, et kas sa jätkasid seal käimist ja kas siis oli nagu ka soodsam seal veebis käia? Nii, Mari-Liis, tundub, et ta on hetkel eemal, aga Mairi, oled sina kohal? Jaa, olen kohal. Et kuidas sinul lapsevanemal ja lapsevanemana huviringiga läks, mis veebi kolis? Minu kogemus oli selline, et maksmisega jätkasime, aga kui laps ei teata, et huviring kolis veebi, siis me vaatasime seda mahtu, mis ta pidi lisaks siis iseseisvalt veel arvutis läbima ja me kuidagi jõudsime sinnani, et kuna see koolipäev oli hästi arvutikeskne ja ülesandeid oli väga palju ja lõppesid tunnid või koolipäev lõppes ka nii-öelda palju hiljem kui harilikult koolis käies ja siis ta oleks jätkanud suhteliselt sama põhimõttega arvutis edasi veel ka huviringiga, et siis tegelikult me selle ühe huviringi jätsime ära just sellepärast, et laps saaks arvutist natuke puhata, et see huviring eeldas ka hästi palju sellist iseseisvat tööd ja kui muidu huvikoolis käimise mõte on see, et sul tuleb õppimisele selline vaheldus, võib-olla keskkonnavahetus ja teised sõbrad, et siis me päris pikalt arutasime, et me ei näinud, et sellisel kujul see oleks juhtunud ja otsustasime jah, et ühe huviringi me jätame ära. Aitäh, Jane Miller, kuidas teie ümber mõtestasite oma sisu? Kuidas me mõtestasime õppesisu ümber? Ütleme niimoodi, et kui me võtame Eesti Tantsuagentuuri tantsukooli, siis meil läks selles mõttes hästi, et kuna meie õppetöö sisuks on alati olnud ka nagu oma loomingu osa ja mõtestamise osa, et meie õpilased on sellega juba harjunud. Nad teevad
õppesüsteemi raames pidevalt oma loomingulisi töid ja iseseisvaid grupitöid, teevad ka erinevaid mõtestamisi või analüüse nähtu põhjal ja selles mõttes see oli neile üsna tuttav ja nüüd ma ei räägi nagu siis võib-olla kõige väiksematest, et siin võiks nagu siis ka eristada, nagu et see on ka erinev vanusepõhiselt kindlasti, et keerulisem küsimus oli, et mis saab just selle eelkooli ja võib-olla algastme lastega, et kellel ka see digivõimekus ei ole nii suur ja selles osas võib-olla ongi kõige suurem osa võib-olla väljalangejatest huvihariduse valdkonnas üldse oli siis sellised väiksemad lapsed. On ju. Aga kui me räägime nüüd loomingulisuse poole sissetoomisest, siis ma arvan, et selle peale võiks öelda nüüd nagu tantsuhuvihariduse valdkonna eestvedajana hurraa, et see on nagu miski, mida me oleme väga soovinud ja kindlasti nagu ka see, mis eriolukorra ajal nagu toimus, kindlasti ka tekitab nagu lisa sellist motivatsiooni oma õppesüsteemides rohkem seda loovuse poolt sisse tuua ja mulle tundub, et see sai ka võib-olla paljudele lastele rohkem omasemaks, et tants ei ole ainult tantsimine ja tantsusammude äraõppimine ja tantsu tehniliselt enese arendamine, et sinna juurde igal juhul käib ka see pool, et olla ise noor koreograaf, olla ise keegi, kes võib-olla tulevikus teeb nagu tantsukriitikat, on hea nagu analüütik kultuuris toimuvast ja nii edasi. Et selle poole pealt ma arvan, et need arengud toimusid, aga see on nagu miski, mida me igal juhul oma valdkonnas soovime nagu edasi arendada. Et see ei jää nüüd pidama. Väga hea. Kristel, kuidas te kunsti ümber mõtestasite? Kunstiga, mul on tunne, et kunstiga oligi, mitte mõtestamise suhtes ei olnud keeruline, aga see tundide läbiviimine ja ütleme siis õpilaste ja vanemate poolt vastuvõtt oli nagu keeruline korraldada, sest kui kunstis on, ütleme, grupitunnid võrreldes siis, ütleme, pilliõppega, siis tõesti nüüd ju sa pidid hakkama sisuliselt tegema individuaalõpet läbi ekraani õpilastega. Ja tihti vanem ütleski, et see pole ikkagi päris see, et kui õpetaja saadab näiteks ülesanded, et ma pean minema ostma ise nüüd kõik töövahendid, sest muidu on töövahendid ju õppemaksu sees ja me püüdsime ka oma kohalikku omavalitsust veenda selles, et see ei ole nagu päris aus võtta täis õppemaksu. Ja korraks oli neil see plaan, et kui alguses algas kriis, siis tehti ilusasti see otsus, et esimese paari nädalast ei võetud vanematelt õppetasu, aga siis leiti ikkagi, et kuna õpetajad teevad tööd, et siis peaks võtma ka tasu. Ja lõpuks me leidsime siis kohaliku omavalitsuse kompromissi, et 25% madalam oli siis sel perioodil nüüd õppetasu maksmine, aga nii mõnigi vanem leidis, et see ikkagi ei ole päris see, et tõepoolest, et kui kunstikoolis õpilane käib näiteks 8 või 10 tundi nädalas, siis seda mahtuda kindlasti kodus või ekraani taga ju ei tee ja need töövahendid ei ole kindlasti ka need, mis on meil kunstikoolis soetatud. Nii et seda sellist balanssi leida siin oli väga keeruline, et ma võin teile tuua näite, et kui Pärnu kunstikoolis on muidu nimekirjas umbes 250 õpilast, siis alates aprillist peatasid õppetöö, jäi õppetöösse edasi käima üle 40 õpilase ainult, kes leidsid, et nad tahavad seda teha niimoodi läbi ekraani. Ja nüüd, kui me mai keskel võisime siis hakata jälle gruppe avama, siis tagasitulek oli ka jälle selline, et ikka rõõmuga tuldi tagasi, aga leiti, et distantsõpe ei ole päris see, mida tahaks kunstis teha. On oluline olla ühises ruumis õpetajaga, sõpradega ja nii oli. Ja mujalt on samasugune sarnane info tulnud, et ikka kunstis keerulisem sättida neid asju kui muusikas, kus ollakse harjutud üks ühele õpetajaga silmast silma olema ja harjutama. Väga hea. Kaisa, kuidas te spordi ümber mõtestasite? Spordi osas oli üpris keeruline, et Tallinna linnas on meil selles mõttes nagu munad eraldi korvides, et spordiosakond eelkõige tegeleb just siis sporditegevustega. Ja sealt poolt oli küll kuulda, et eelkõige just spordivaldkonnas oli selle nii-öelda distantsõppe korraldamine üsna keeruline, aga samas mitte võimatu.
kes ikka väga tahtsid, nagu suutsid selle ära korraldada ja osaleda ka. Et mis puudutab neid sportlikke tegemusi, mida noorsootöötajad noortekeskustes teevad, et siis selles mõttes pakuti ikkagi ka sellist liikumisvõimalust, et näidati ise eeskuju, mindi näiteks välja trenni tegema, sealjuures muidugi juhendades, et kindlasti milliseid nõudeid tuleb seejuures järgida. Ja samamoodi siis ikkagi, kes varasemalt juba näiteks olid teinud oma noortele joogatunde või siis tantsutunde, et siis tegid neid samasid trenne siis veebiplatvormide põhiselt. Aga väga hea. Ja lähme nüüd siis sellisele jätkusuutlikkusele, et võib-olla võikski seda jätkusuutlikkuse teemat võtta nagu kahest aspektist, et kuidas hoida seda oma tegevust jätkusuutlikkusena, kui on selline distantsõppe olukord ja teisest küljest võib mõelda, et kas sellest distantsõppe kogemusest on võtta midagi, mis aitaks tegelikult seda oma tööd muuta jätkusuutlikumaks. Et nüüd see õppekava vaheldus rikkuse osas, et siin lapsevanemad aitasid meil seda kokku panna, et rääkisid kogemusi, et kuidas öeldi, et üks keskkond on hea pilliõppe jaoks ja teine on hea tantsutunni jaoks ja et peaasi, et lastel oleks vaheldusrikas. Et Kristel, et kuidas te selle vaheldusrikkuse tagasite, et oleks vaheldusrikas? Mul selle sõnaga vaheldusrikas tuli kohe meelde lugu. Üks lapsevanem ütles, et üldhariduskoolis, kui tuli iga päev jälle 5 keskkonda, kus tuli orienteeruda ja surfata ja kus siis järgmine õpetaja alustas lapsele siis nii-öelda ülesannete lausega oleme täna vaheldusrikkamad ja teeme uues keskkonnas, siis ta ütles, et ta tundis, et ta tahab kallale minna, et kõik oli väga vaheldusrikas kogu aeg. No mõtleme sisu mõttes, siis mitte nüüd selle keskkonna mõttes. Just, et lihtsalt see tuletas meelde sellise loo. Aga nüüd tõesti, et sisu mõttes, jah, vaheldusrikkuse ja jätkusuutlikkuse mõttes meie õpetajad nagu täna ongi öelnud, et tegelikult see kogemus andis nagu selle teadmise, et kui ka edaspidi peaks juhtuma midagi, no on näiteks näide, et laps on nohune, ta üldhariduskooli ei lähe, aga huvikooli saadetakse ja ta tegelikult ju levitab ju seda haigust niimoodi ka, aga nohu või mingi muud viirushaigust, et jätame selle koleda viiruse täna kõrvale. Et nii hea nüüd teada seda, et tegelikult on võimalik tundi viia ka läbi ekraani ja paludki lapsel koju jääda oma nohuga ja teeme hoopis läbi ekraani selle tunni. Et hakata edaspidi kombineerima vajadusel, et kui on vaja, siis teeme hoopiski distantsilt tundi. Ja kindlasti see olukord praegu andis selle koha, kus ka õpetajad pidid välja astuma oma sellest ettekültud vaost ja leidma neid loovamaid lahendusi ja võimalusi, kuidas ennast selgemaks teha, kuidas tagasisidestada, lastega kontakti luua ja kõik see muu. Nii et neid otsinguid oli väga tore kõrvalt jälgida ja mulle meeldib see, et kohe esimestel päevadel, kuidas läks kolleegide vaheline toetamine lahti, et juba soovitati üksteisele, juba loodi uusi gruppe Facebookis näiteks, et kus saaks infot vahetada ja et see selline kokkuhoidmine oli väga tubli kõigi poolt, et see oli väga inspireeriv minu jaoks küll. Jane, kuidas te tantsu vaheldusrikkaks tegite? Et ma ei räägi siis nüüd keskkondade vahetamisest, aga ka nagu sisu vaheldusrikkusest. No mina usun, et digivahendid annavad üleüldiselt nagu rikastamise võimaluse, et see küsimus on ikkagi selles, et missugust eesmärki või mis sisu meil on vaja nagu siis nende vahenditega rikkamaks saada. Ja kindlasti ei ole see võib-olla see osa, mis huvihariduses puudutab sellist ikkagi seda kontakti osa, ehk siis kus ongi siis võib-olla konkreetse erioskuse õppimine nagu tehniliste oskuste omandamine. Aga kõik see, mis puudutab just sellist kultuuriteoreetilist poolt, erinevaid loomevõimalusi ja noorte loomingu siis esile toomist või välja toomist, et seda kõike digivahendid nagu võimaldavad. Ja seda osa võikski nagu ka siis edaspidi nagu võib-olla parema koostöö ja parema nagu süsteemsusega edasi arendada. Ja mina ütlen, et tantsuvaldkond selle eriolukorra ajal jagas nagu väga erinevaid selliseid meetodeid, et kuidas just sellist
noorte loomingut rohkem siis ka ekraanidele tuua ja et see, mida siis seal erinevates huvikoolides, stuudiotes noorte poolt loodi, et ta saaks sellise konkreetsema raamistatud väljundi, et täna neid ka järjepanu nagu hakkab vaikselt tulema, et me saame veel alles nagu seda rikkust ja vaheldusrikkust kogeda, et mida siis need noored nagu ka siis kogesid ja mis nad ise lõid, et ma arvan, et see veel täna isegi ei julge nagu kõike öelda, mis me kõik saime sellest, et ma arvan, et see alles hakkab nagu settima. Aga kindlasti, mida ka Kristel rõhutas, et ka see kogukonna tunne, mis tekkis just nende praktikute omavaheliste erinevates gruppides rääkimiste ja ka meetodite ja keskkondade toimivate praktikate jagamise näol, et see kõik oli väga hea. Lisaks siis ka siis eriolukorrast tulenevad sellised küsimuskohad, mida siis oli nagu väga vaja aktiivselt seal nagu vahetada, et kes kuidas on täpselt nagu nendest juhistest aru saanud. Nii ma arvan, et seda rikkust ja vaheldusrikkust, kõike seda ikkagi sellest digimaastikult nagu tuleb ja me peaksime võib-olla julgemalt seda ja oskuslikumalt ära kasutama. Aitäh, Kaisa, kuidas teie julguslikult ja oskuslikult seda vaheldusrikkust siis spordis ja noorsootöös ära kasutasite? Ma nägin, et oli juba see postitus ka, aga võib-olla siis sõna juurde. Ja, et meie kogemus näitas seda, et kuidagi noored orienteerusid selles vaheldusrikkas keskkondade valikus paremini kui võib-olla täiskasvanud. Ma mõtlen siin nii-öelda lapsevanemaid või teinekord ka partnereid, et näiteks me tunnetasime, et Facebook on selline nii-öelda sotsiaal- või suhtekorralduskanal, et kus justkui eelkõige levitad noorte infot, aga tegevuskeskkonnad võib-olla on teine. Aga et see tegevus nagu hakkas hargnema nagu Facebookist, et kus sa nagu said selle nagu viite, et kus me täna tegutseme. Ja sama võis olla ka Instagrami puhul, eks. Et selles mõttes tundus, et noored leidsid need keskkonnad päris kenasti üles, et kus täna mis toimub, et kuna... Orienteerumismäng, eks ole? Ja mõnes mõttes küll, jah. Aga me panime sellele ka eraldi rõhku, et kommunikatsioonis siis ka selgelt teada anda, et millistes keskkondades parasjagu tegevus toimub. No ma tahaks loota, et meil ei ole küll täna see formaalõppe teema, et ka lapsed nii innustunult otsid, kus mul täna matemaatikatund toimub ja kus mul see eesti keele tund toimub või et ma ei saanud tunnis käia, sest ma ei leidnud linki üles või e-kool ei töötanud. Nii, aga et siin nüüd see metoodika ja toetamise pool, et Lianne, et kes on see siis, kes seda nii-öelda spetsialisti saab kõige paremini toetada, et kui on nüüd olukord, et oleks vaja metoodikat või mis digivahendid või kuidas siis tagada ühest küljest andmekaitse, aga saada siis ka õppijatega kontakti? No sellest eelnevast jutust kohe edasi minnes tõesti, et noorsootöö eripära on see, et meil ei ole ühte keskkonda. Et kui näiteks isegi sageli noortekeskust ise valisid omal need kohad, aga kuna noortekeskuse sihtgrupp ei ole nii suur, kui on näiteks koolidel, eks ju, koolidel on mingi standardselt stuudiumid või need e-õppekeskkonnad, mis nad on kokku leppinud, siis noorsootöös sellist otseselt ei ole. Meil on hästi suur abi ja nii nagu Ülli siin viitas, et tõesti noorsootöös Eesti Noorsootöökeskus on selle nuti noorsootöö kontseptsiooniga ju alustanud oluliselt varem ja tegelikult on väga palju kogutud juba andmeid kokku niimoodi, et ma arvan, et üks võimalus kindlasti oli see, et mindi sinna nutivaramute kogumikesse juba asju võtma. Teine on see kogemuste jagamine, millest meil siin oli ka ju juba täiesti juttu, et oli see jälle ka chatis siin juba viidatud, et katusorganisatsioonid tõid kokku väga palju just need oma eriala spetsiifilisi inimesi ja see on kindlasti hästi väärtuslik ressurss, et oli seal tõesti neid gruppe loodi nii huvijuhtide koolides kui mingite valdkondade või konkreetsete ringijuhendajate või majade baasilt, et ilmselt see ikka omavaheline suhtlus ja tugi oli hästi suur ja mis nagu mulle paistis ja mis siin on nagu vist mitmed inimesed ise hinnanud ka,
et see eriolukorras just selle veebi kaudu üksteise toetamine, füüsilises maailmas me nii palju üksteist ei toeta. Et see muutus praegu küll erakordselt, et siis hakatigi nagu imestama, et issand, et miks me nagu päriselus ei ole rääkinud sellest, et kuidas või milliseid meetodeid me kasutame, kuidas meil on läinud, et nüüd on see ikkagi loonud sellise uue normaalsuse ja võimaldanud palju rohkem ka oma tegevust reflekteerida. Näiteks noorsootöötaja kutse andmine, eks ju, on ka 2 korda aastas ja sellel aastal tuli erakordselt kõige rohkem kutsetaotlusi üldse. Ja valdavalt oligi põhjuseks see, et aega oli, ma sain analüüsida, et ilmselt see keskkonnas tegutsemine ja seesama kuidagi norm, et me saamegi siis korra kokku, istume igaüks kodus oma arvutis, sul ei kulu seda sõiduaega ka muud on ja siis tegeletakse kontsentreeritult ühe teemaga. Et sama see ajakasutus ilmselt ja oskus seda ka töötajana või professionaalina, eks ju, määrata need ajad, millal ma teen ja kolleegidega koostöö. Meil on siin kõik praegu nii ilus ja roosa ja optimistlik olnud, aga Urmas Einast, et sina oled õpetaja, saad sa rääkida, Urmas, kuuled mind? Urmas, oled sa täna mikrofoniga ei ole? Või on meil keegi teine õpetaja, või vähemasti, Urmas? Kuulen küll sind. Ja nüüd mul on küsimus ka, ma tahtsin kõigepealt teada, kas sa kuuled, ega ma ei hakanud head küsimust raiskama, eks ole. Natuke läks aega lihtsalt. Ja. Et vaata tegelikult see viimane asi, et asi võis katkeda ja hästi palju tagasisidet tuli, et need lihtsad huviringid, mis olid koolides, need pandi hopsti kohe koos koolidega kinni, et sina ju robootikaga tegelejad, siin see robootika käis ka enne läbi, et kas oligi nii, et kool ütles, kool on kinni, huviring on kinni või oli sellel õpetajal näiteks, kes seda huviringi tegi, oli ka mingi võimalus siiski seda jätkata? Et tähendab, kui see esimene teade tuli, et nüüd 2 nädalat õppetööd ei toimu, siis läks muidugi huviring kinni, aga siis direktor ütles mulle, et huviring tuleb ikka käima panna ja siis me leidsime võimaluse ja panime selle uuesti käima. Et meil oli muidugi jälle seesama, nagu siin varem välja toodud, et kolleegid said kokku, et kõik robootika juhendajad, kes tihedamalt suhtlesid ja FLL võistluste kaudu üksteist tundsid, said 2 korda nädalas Skype'is kokku. Sealt saime üksteiselt häid ideid, kuidas kaugõppes robootikat ja kaasa arvatud kuni selleni, et need robootikaringid, kes ei olnud kooli juures, said siis see toetusskeemi, juriidilist tuge ja nii edasi, kõike seda ka. Nii et tegelikult see huviringi saab ka ikka käima panna, aga et siis kolleegi tugi tundub olevat väga oluline ja selle teadmisega lähekski siis meie viimasele teemale täna, et kas siis on võimalik nüüd ka neid huvitegevusi kombineerida, et siis kui see üks laps käib võib-olla 3 huviringis, et ta istuks 3 korda ekraani taga, vaid need õpetajad saaksid koos midagi pakkuda ja see juba siis tuli ka välja, et võib-olla need head näited siis nüüd huvialaringkondade ja liitudega kogemuste jagamiseks, et Ülli, et tahate teie sellel teemal kommenteerida, olete siin chatis aktiivselt sõna võtnud, et kuidas teie kogemus on? Tere kõigile ja ma vabandan, aga ma ka küsimust ei kuulnud, sest mul kuidagi hakib täna see olukord siin, et kui võid korraks korrata. Küsin uuesti, et kuidas teie seda hindate, et kuivõrd lapsel on mõnikord see, kes on juba huvitegevus, on palju neid ringe, et kas siis saaks nad kuidagi kokku panna, et seda veebiaega vähendada ja milline on siis huviala liitude ja koostöö, et seda siis kõike toetada? Ma arvan küll, et saab ühendada ja mitte ainult erinevate huviringide lõikes, vaid laiemalt kogu noortevaldkonna lõikes, et huviharidus, huvitegevus on siiski osa noortevaldkonnast kõigi võimalustega, mis seal lisaks veel on, laagrid, projektitegevus, noortelt noortele tegevused ja enamgi veel, et eriolukord tõi ka välja selle, et nii nagu me ka hariduse ja noortevaldkonna tuleviku arengukavades unistame, et meil võiks olla tihedam seos ja hea sünergia mitteformaalse õppe ja formaalhariduse vahel ja just nagu noore vaatest, eks mitte konkureerida tema ajale, vaid võib-olla seda õpiväärtust maksimaalselt üheskoos ära kasutada. Et siin hiljuti
välja tulnud veebiportaal Nopik, mis ka selliseid esimesi näiteid siis püüab lavale tuua ja kolleege heas mõttes inspireerida. Et ma tegelikult arvan, et neid valdkondade vahelisi seoseid on võimalik luua üha enam. Ja siin on eriolukord toonud ka põnevaid näiteid sellest, kuidas tõesti siis ainetunnis, see, mis õppekavas on ette nähtud õppimiseks, seda võib omandada tegelikult ka väljaspool kooliruumi väga edukalt ja küsimus on, et kuidas me seda õppimist tunnustame, arvestame ja tegelikult ka selles mõttes noore aega vabastame, mitte omavahel konkureerides, vaid tõesti tõsiselt noore heaks seda õpikogemust mõtestades. Et siin ma arvan küll, et tasuks pigem mitte seinu ehitada valdkondade vahele või valdkonnasiseselt, vaid pigem tasuks neid ikka maha võtta ja võimalikult maksimaalselt üheskoos tegutseda. Ja ma arvan, et eriolukord tegelikult on siin juba väga häid näiteid toonud, kus me justkui nagu kriisi tõttu pidime hakkama neid ühiseid seoseid otsima ja see võiks olla ka see potentsiaal tulevikuks. Et see on küll see, millesse ma hästi usun ja võib-olla teeb ka noore vaates selle niisuguseks loomulikumaks ja sujuvamaks, et mulle endale hästi meeldis Markus Ehasoo Eesti õpilaste nimel siis sõna võttes ühes oma hiljutises ettekandes jällegi tõi välja, et ega kui noor tõuseb hommikul üles, siis tema ei mõtle, et kuidas ma täna seda uut ja põnevat avastan ja omandan, eks, et tema jaoks võib-olla see formaat ei ole niivõrd oluline. Oluline on see, et see oleks põnev, see oleks tema jaoks kasulik ja võib-olla see on see, millest meie, kes me kõik noorte heaks töötame, peaksime ka rohkem lähtuma. Aitäh ja mina annaks siis enne, kui me läheme väikestesse jututubadesse, siis seda võib-olla kõige magusamat kogemust omavahel 5 minutiks jagama, annaks siis meie põhiekspertidele igale ühele ühe lause, et siis jõuame kõik ära arvata ja selle lause küsimus on, et mis edasi? Et Lianne, mis edasi? Ja mul on hea võimalus öelda, nii nagu klassikuid siin ütlevad, et eriolukord on jäädavalt muutnud meie käitumisharjumusi, aga mina õppejõuna loodan küll seda, et need veebikeskkondade funktsionaalsus jääb kestma ja tegelikult inimesed saavad noorsootöös hästi olulise asja, oma isikliku elu ja selle tööelu selles mõttes rohkem tasakaalu, et see veebikeskkond on muutunud ka töökeskkonnaks ja töö osaks. Aitäh. Ilona, Evelin, sina oled küll teoreetik ja sellepärast ma sind ei küsinud, nagu sa palusid, aga Ilona, teoreetikuna, mis edasi? Selle noorsootöötajate vaate pealt ma jällegi ütleksin, mida Lianne siin tegelikult just ka jagasin, et eks me vahetame nüüd edaspidi veel rohkem kogemusi ja reflekteerime koos nüüd, kus me oleme aru saanud, et me ei pea selleks üle Eesti ühte kohta kohale sõitma, vaid meil on veebikeskkond selleks, et mis nagu toob kaasa ka selle, et selline piirkondade kaasatus saab olema nagu võrdsem, et keegi ei jää kõrvale sellepärast, et ta kusagil väga kaugel elab. Et ma arvan, et me toetame edaspidi ka täiesti regulaarselt just huvialaringkondades üksteist ja õpime üksteiselt. Et pigem saate kohvi ise teha ja saate pigem kokku. Just. Kristel Kallau, mis edasi? Mina ikka sellise paandunud optimistina ütlen, et meil oli kõigil erakordselt hea võimalus saada väga intensiivne õppetund sellest, mis on meie tugevused, mis on meie nõrkused selles valdkonnas ja oluline on see läbi mõtestada ja tõesti teha need edasi plaanid, et kust on vaja meie koolitada, keda on vaja toetada, milliseid tugimeetmeid veel, et tõesti, et seda kogemust rakendada edaspidi siis kasulikul moel ka igapäevaelus. Aitäh. Jane Miller, mis edasi? Ma väga tänan nende mõtete eest, mis siit tulid, et nõustun täiesti kõigiga, aga siis mis ma veel tahaks lisaks öelda, et ikka on niimoodi, et kui sul midagi ära võetakse, siis alles saad nagu aru sellest tegelikust väärtusest. Ja mulle tundub, et võib-olla see on ka üks mõtestamise koht ka edaspidi, et mida meil on juba väärtuslikku, väga hästi toimivat, nii huvihariduses, nii noorsootöös, ma ei tea, ka täiskasvanuõppes, üldhariduses, milles iganes, et me rohkem oskaksime nagu seda väärtustada ja siit edasi nagu kaasajastada ja rikastada ja mõelda, et see põnevus ja innovatiivsus, kõik on nagu väga oluline, aga me peame ka nagu õppima ka sellise süsteemsuse, raamide, struktuuri ja sellega ja ka mida ma tajusin nagu
õpilaste pinnal, et tuli väga selgelt ikkagi välja ka need õpilased, kes olid valmis nagu ka pingutama. Et see on ka oluline, mida õpilastele, lastele õpetada, seda pingutust ja selle nii-öelda uute oludega kohanemine on väga tähtis ja see ongi raske, et see oli nagu kõigi jaoks raske, aga kes sellest läbi tulid, et nendel oli kindlasti ka nagu väga rikkalik saak. Aitäh, Kaisa, mis edasi? Ma olen selles mõttes Kristeliga hästi nõus, et see oli üks selline vinge, kiire, intensiivne kursus, et millesse me kõik sattusime. Aga ma loodan tõesti, et e-noorsootöö leiab oma koha ja on tulnud selleks, et jääda. Ja see on suurepärane võimalus tegutseda alternatiivses keskkonnas, kus noored orgaaniliselt on. Ja see on võimalus jõuda rohkemate noorteni, nende noorteni, kelleni me muidu ei jõuaks. Aitäh. Urmas, oled sa meil kuuldel? Kuidas sinuga Olen kuuldel. Mis sinuga edasi kui õpetajana? Rääkisime just täna direktoriga, et mis edasi, et tõenäoliselt me jätkame nii nagu peale 18. maid. Õppisime sellest, mis oli väga raske olukord ja kuna piirangud läksid maha, siis võtsime piirangud maha seal, kus on see oluline. Et need lapsed, kes peavad koolis käima, need tegevused, mis saavad toimuda koolis, need toimuvad koolis ja need, mis vähegi saavad toimuda väljaspool, jäävad toimuma väljapool. Nii et tõenäoliselt e-õppepäevad või e-õppetundide maht suureneb võrreldes varasema. Ja mina lõpetaks siis võib-olla nüüd lapsevanema vaatega, et Mairi, mis lapsevanemana edasi? Mõtlengi kohe siin, et võib-olla jääksin ka kasutama just seda varianti, et kui ei saa kohale minna ringi, et siis on see alternatiiv, et laps saab ikkagi huvitunni kaasa teha, et kui see võimalus jääks, siis ma oleks lapsevanemana väga rõõmus. Ja siin ongi vist nüüd nagu hea ütelda, et mis on meie järgmise kolmapäeva ja viimase veebikohviku teema ongi, et mis edasi. Videosalvestus siis edulabs.ee/Zoom peaks siis nädalavahetusel hiljemalt üles tulema ja seal videosalvestuses siis me liidame meie videojutu siis selle vestluse osaga, et siis kõik tuleb üheks tervikuks kokku. Et nüüd on veel minut-paar vaba mikrofon, et kas keegi soovib veel midagi lisada omavahel teistele teele minekuks kaasa ilusa päikse paistelise päevaga juurde. ei tea, ma ütleks lihtsalt, et ma arvan, et meie valdkond võitis sellest olukorrast ja kogemusest väga palju. Keegi veel tahab miskit lisada? Tundub, et see, kes ei tea, kust pöialt saab, siis pöial on all reactionsite juures, kes seda proovisid. Aga tore, ma usun, et oli palju huvitavat mõtlemist ja mulle küll tundub endale kaas nüüd selle kogemuse põhjal, et tegelikult huviharidus sai midagi juurde, et võib-olla natuke küll käivet läks vähemaks, aga et küll see käive tagasi tuleb, aga see kaasamist läbi digi, et tuli siis teile kõikidele juurde. Et suur aitäh ja kohtumiseni siis järgmisel kolmapäeval viimases kogemuskohvikus kell 3, et kus me siis arutleme, et mis saab edasi. Aitäh teile!